et kiidetud olgu Issand. Nii, aga ma läheks siis sõnumiga edasi, mis ma tahtsin rääkida. Ja Isa, ma palun Issand, et kõik, mis on sinu vaimust, läheks meile südamesse kasvatuseks ja arusaamiseks ja kõik, mis ei ole, las läheb ühest korrast sisse, teisest välja. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Uskmatus. Nii, uskmatus on üks vastik vaim. See on väga vastik vaim. Ja teine on argus. Need on kaks kõige hullemat vaimolendid, kellega mitte mingil juhul ta ei koostööd teha. Ilmutusraamatus ütleb rahulikult, et nendest vaimudest tuleb kiiresti latsada. Kui see endal sees on või siis teistel on sees, et see on lausa tee põrgusse. Ilmutusraamatus ütleb, mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan Janusele ilma tasuta eluvee allikast. Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale jumalaks ja tema saab minule pojaks. Vaata, meil tuleb võitja olla, selle lõpuni jooksta. Aga argade ja uskmatute ja jäledate, mõrtsukate, hoorejate, nõidade, ebajumala teenijate, kõigi valetajate osa on tule ja väävliga põlevas järves, see on teine surm. Nägid, uskmatus ja argus läheb kokku mõrtsukatega, hoorajatega. Selle sama klanniga läheb kokku uskmatus ja argus. Argusega võib igasugust jamma kokku teha. Arg inimene on lõpuks äraandja veel. No. Kui meil Jeesust ei oleks kõik äraandjad. Peetrus tundis argust 3 korda andis ära kohe. Et see need on karmid asjad. Ja esimesel kohal ongi lausa arad. Kui Gideoni loos, siis arad aeti kohe minema. Et kogu rahvas ei muutu arguse vaim on niimoodi, kui keegi tuleb ja õhutab näiteks sõjaga, ütleb, sõda tuleb ja toob sul keele kuivaks ja tuleb selle sama sõnumiga ja siis hakkad lõpuks, ta tuleb oma argusega ja ta mõjutab sind niimoodi ära, et sa hakkad kartma ja värisema, mis homsest saab. Siis kukud juba arguse patust, muretsemise pattu, ühesõnaga patust pattu, mitte usust usku, jõuad selle ja lähed mitte ülespoole, vaid allapoole ja ebajumala teenijatega ühe ala peale. Seda on väga tähtis teada, see on ilmutuse 21:6-8, et seal see nimestik lugeda. See on lausa nõidadega ja mõrtsukate hooradega on uskmatuse ja argusega on see samal tasemel. Esimesel kohal on arad ja arg annab ära venna, kui surve tuleb, ja uurime lähemalt seda uskmatust ja mis on selle tagajärjed. Tagajärjed on uskmatuse tagajärjed, on metsikud. Moosese ajal oli kuulda kogudusest nurinat ja rahvas ütles, vaata. Nad läksid teele Eelimist ja kogu Iisraeli laste kogudus jõudus Siini kõrbe, mis on Eelimi ja Siinai vahel. 2. kuu 15. päeval pärast Egiptuse maast lahkumist. Ja kogu Iisraeli laste kogudus nurises kõrbes Moosese ja Aaroni vastu ja Iisraeli lapsed ütlesid neile, oleksime ometi võinud surra issanda käe läbi Egiptuse maal. Sa vaata, millised jutud hakkasid tulema nurina tagajärjel, et parem oleks surnud juba olnud kus me istusime lihapottide juures ja me sõime leiba kõhud täis, et meil oli kõik hea olla, kõht oli täis, Jumal oli nendel kõht, võt. Vastus saad aru, kes su Jumal on. Ja me sõime kõhud täis, teiega olete meid toonud siia kõrbesse ja kogu seda kogudust nälga suretada. Võt, siuksed nurinad. Milline uskmatuse tulelont, vaata, juhtis neid öösel, keeristolm päeval ja jõudes kohale algas nurin, et orjust igatseti taga. Nagu mõni praegugi, tagasi Vene aega, tagasi Sirpi ja Vasaresse, Vene ajal küll, siis oli hea. Praegu kuuled sükest juttu ka,
vahepeal olen kuulnud täitsa, ma ei tea, mis asja. Minge siis pronkssõduri juurde. Aga tuleb, et oi küll siis oli hea. Ei olnud hea. Võib-olla siis, kui sa kuskil partorg olid ja kuskil olid mingi koloosi esimees, siis võib-olla oli sul seal hea olla. Minul küll head ei olnud. Mina olin laudas, viskasin sõnnikut ja mul ei olnud hea. Issand näitas ennast rahvale, et nad kardaksid teda. Teine Moosese raamatut tuleb lugeda. Meil see on näiteks kirja pandud meie ajal, kelle ajal lõuab kätte ajastu lõpp. Ja kogu rahvas kuulis ja nägi müristamist, tuleleeke, sarveäärt ja mäe suitsemist ja kui rahvas see nägi, siis ta vabises ja jäi eemale seisma. Nad ütlesid Moosele, räägi sina meiega, siis me kuulame, ainult ärgu Jumal meiega rääkigu, et meist sureks. Aga Mooses vastas rahvale, ärge kartke, sest Jumal on tulnud teid katsuma. Meid katsutakse, et teil oleks tema kartus silme ees, selleks, et te pattu ei teeks. Jumal tuleb katsuma meid erinevate katsetega. Meie isa palves on ära saada meid kiusatusse. Need kiusatused tegelikult tulevad. Me palume küll, et ära saada, aga kiusatus on meile kasvatuseks. Näed, et me pattu ei teeks. Ja rahvas püsis eemal, aga Mooses ligines pimedusele, kus oli Jumal. Pimedusele, kus oli Jumal. Rahvas kartis, värises, kui kauaks. Kaua kestis Jumala kartust, mis on tarkuse algus? Natukene said, kui nägid seda, vaata silmad näevad, siis tuleb kergelt kartus. Jumal andis käsud ja seadused ja seadis neid juhtima oma poja, kelles oli tema nimi. Ta ütleb niimoodi, nagu on kirjutatud Püha Isa, hoia neid oma nimes, milles sina andsid mulle, et nad oleksid üks nagu meie. Vaata, Jumal andis neile oma nime, poja juhtima. See Johannese 17.11 räägib Jeesus oma isale palve. Hoia neid oma nimes. Meid hoitakse Jeesuse Kristuse nimes, oma nimes, mille sina andsid mulle. Jumal ja Isal on üks oma nimi. Vaata. Siin on kirjutatud, vaata, mina läkitan sinu ingli sind tee peal hoidma ja sind viima paika, mille ma olen valmistanud. Ole valvel tema ees ja kuula ta häält. Me samamoodi peame Jeesuse häält kuulama pühavaimu kaudu. Ära vihasta teda, sest ta ei andesta teie üle astumist, sellepärast, et temas on minu nimi. Minu nimi on temas. Vot, Jeesus juhtis. Aga kui sa tõesti kuulad tema häält, ja teed kõike, mida ma käsin, siis ma olen sinu vaenlaste vaenlane ja vastaste vastane. Näed, sõna kuulmise tasu on see, Jumal ajab ära sinu eest kurjad inimesed. Sest minu ingel läheb sinu eel ja viib sind eemolaste, hettide, perislaste, kaanalaste, hiivlaste, jebuuslaste juurde ja mina hävitan need. Ära kummarda nende jumalaid, ära teeni neid, ära tee ka nende rahvaste tegude järgi, vaid kisu maha sootuks nende jumalad, purusta nende jumala sambad. Te peate ka teenima issandat oma jumalat, siis ta õnnistab sinu leiba ja vett. Kui me teenime issandat, siis on meil leib ja vesi on meil laual ja issand õnnistab seda. Ja vaata, selle asja, et me jumalat kuulame, Jeesust kuulame, vanasti kuulasid nad samamoodi Jeesust. Ja ma hoian tõve sinust eemal. Näed, ta hoiab tõve eemal. Igasuguse tõve hoiab sa eemal, kui sa kuulad Jumala häält, sa ei jää haigeks. Tõve sinult eemal. Enneaegset sünnitajatega sigimatud ei ole su maal. Näe, kui sigimatud ja enneaegsed on, siis on needus tulnud külla. Ja ei ole su maal. Ja ma teen täielikuks sinu päevade arvu. Näed, su eluiga hakkab ka kasvama sellesse piiri, mis on täiuslik, saad päevade arvult. Kuulad Jumala häält, me peame kuulama, mis issand räägib. Ja ma läkitan sinu eele. Näe vaata, kui sa lähed kuskile välja ja me kuulame Jumala häält ja armastame teda, tema armastab meid. Näe vaata, mis ta teeb. Ma läkitan sinu eele
hirmu ja viin segadusse kõik rahvad, kelle juurde sa tuled. Sa vaata, milline tasu on Jumala kartuse tasu. Ta ajab sult inimesed minema eest, kurjad inimesed, kelle juurde sa tuled. Ma teen kõik su vaenlased näitavad sulle selga. Ma läkitan sinu eele, et ühesõnaga enne kui sina juba lähed, masenduse, et see ajaks sinu eest ära hiivlased, näed, vaenlane läheb masendusse. Või Jumala rahvas, kes kuulab issanda häält, hakkab minema, vaenlane läheb masendusse, et see ajaks sinu eest ära hiivlased, kaanlased ja hetid. Ma ei aja neid su eest ära 1 aastaga, et maa ei jääks tühjaks ja sulle ei sigineks metsloomi. Kõik on issand targasti teinud. Ma ei annad sinu eest ära vähehaaval, seni kuni sa sigined ja pärid maa. Ja ma annan sulle maa-ala Kõrgja merest Filistide mereni, kõrbest kuni Vrati jõeni, sest ma annan maa elanikud teie kätte ja sina ajad need ära enese eest. Ja sa ei tohi teha lepingut nendega, meil ei ole vaja lepingut teha maailma inimestega mingi asjadega, ega nende jumalatega, nemad ei tohi jääda elama su maale, et nad ei mõjutaks sind minu vastu pattu tegema. Sa näed, kui meie seas on mingisugused inimesed, kes ütlevad, see mõni patt on ju, see ei ole, mis on liiga kitsarinnaline, mis seal on, ära nii tõsiselt ka võtta, näed, siis nad mõjutavad sind ja varsti oled ise samas patus elad. Seepärast on vaikselt mõjutavad, ei, see ei olegi nii hull. Ja et nad ei mõjutaks sind sinu vastu pattu tegema, sest kui sa nende jumalaid teenid, siis saab see sulle püüdepaelaks, nägid. Siis on see juba püüdepael. Ja siis Mooses luges ilusti seadused ette rahvale ja rahvas valetas, nii et suu suitses. Ja Mooses tuli ja jutlustas rahvale kõigest issanda sõnadest ja kõigist seadustest ja kogu rahvas vastas ühehäälselt öeldes, me tahame teha iga sõna järgi, mis issand on rääkinud. Vaata, me tahame. Kui nad petsid oma huultega, valetasid. Ja Jeesus ütles ju neile Matteuse 7:6 on. Aga Jeesus ütles, kui hästi on teist silmakirjatsejad ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud, see rahvas austab mind huultega, nende süda on minult kaugel. Vaata, kas nüüd süda on? Oi, meil on vikerkaar väljas, halleluuja. Nii. Ja tänu issand, see on meil pidev lepingu märk. Siin on juba pidevalt. Ja edasi läheb, kui Mooses rääkis Siinai mäel Jumalaga pika jutu koguduse telgis. Mooses rääkis pika jutu Jumalaga, ta sai seal, ma vaatasin, kui ma lugesin, ta sai seal absoluutselt kõiksugused juhtnöörid, tal oli Jumalaga väga pikk vestlus Moosesel. Tal oli preestritel pisendamisnõudest, lambi jalgadest anti täpsed juhtnöörid, kuid rahvas oli juba langenud uskmatusse selle aja jooksul, kui preester, nii tänu issand Jeesus, et pool tagasi tuli. Ja Mooses tuli ja jutustas vaata rahvale kõigist sõnadest ja kõigist seadustest ja rahvas vastas ühehäälselt öeldes, me tahame teha iga sõna järgi, mida issand on rääkinud. Kui nad petsid oma huultega, nagu Jesaiagi ütleb. Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsejatest ennustanud Jesaia, nõnda nagu on kirjutatud, see rahvas austab mind huultega, süda on aga minust kaugel. Et see, mis see suust välja räägid, see ei tähenda veel seda, et Jumal tunneb meie südant. Tema on meie vaimu valmistanud. Ja Mooses rääkis Siinail Jumalaga pika jutu koguduse telgist, preesitest, pisendamisnõudest, lambi jalgadest, anti täpsed juhised, pikk jutt Jumalaga mäe otsas issandaga koos. Kuid rahvas oli juba langenud uskmatusse ja oli valanud vasika kurjade vaimudele juba ohverdanud, nii et nende uskmatuse mäss nakatas ka Aaronit, kes tegi ebajumala altari, osales vasika tegemisel, kellega koos oled selliseks ka muutud, ta muutuski, preester muutus ka selliseks ja patu palk on surm. Mooses andis valida rahvale õnnistus ja needus. Leevi pojad astusid Jumala poole, kuid said ränga käsu tappa need, kes ei kartnud Jumalat. Et käsk anti ränk. Ja Mooses nägi, et rahvas oli ohjest valla, sest Aaron oli ta valla päästnud.
kahjurõõmuks nende vaenlastele. Kahjurõõm nende vaenlastele. Siis Mooses astus leeri väravasse ja ütles, kes on issanda poolelt, tulgu minu juurde, ja tema juurde kogunesid Leevi pojad. Ja ta ütles, nõnda ütleb issand Iisraeli jumal, igaüks pangu mõõk mõõle, käige edasi tagasi leeri väravast väravani, tapke igaüks, olgu see ka oma vend, sõber või sugulane. Ja Leevi pojad tegid nagu Mooses käskis ja sel päeval langes rahva seast tegi 3000 meest ja Mooses ütles, nad täitsid täna oma käed issandale, sest igaüks oli oma poja, oma venna vastu selleks, et teile täna õnnistus antaks. Kurjus eemaldati absoluutselt rängal viisil kogudusest. Kui me vaatame seda koguduse pilti, kogudust peab hoidma pühana. Seepärast, et kui natukene läheb ebapühaks sisse, siis on varsti disko sees, siis on varsti trilltrall sees. Natukene on nad ruumi koguduses ja me näeme, mustrid on sees, on lesbid sees, on homod sees, kõik on sees. Tee natukene uks lahti ja anna järgi pühadusele ja lähebki asi metsa. Ja see uues testamendis on täpselt sama kiri ja mitte midagi muutunud ei ole. Ja Jeesus ütles seal, et ma olen tulnud tooma mõõka. Ja siin on kirjas täpselt samamoodi, lihtsalt nüüd ütleb Jeesus, seal ütles Mooses, nüüd ütleb Jeesus, ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka. Mõõk on Jumala sõna, ma olen Jumala sõna tulnud. Seda, mida issand ütleb, seda ma praegu edasi annan. Sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast, tütar tema emast, minijat tema ämmast ja inimeste vaenlaseks saavad ta kodakondsed. Uues testamendis ei pea tapma, tappine on patt, aga meie uues testamendis on meil käsk kuri paljastada, mitte anda kurjale teine nimi, vaid kuri paljastada ja ärge saage kaasosalises kurjade vaimudega, vaid pigem paljastage neid. Et neid on vaja paljastada, et need on kurjad inimesed. Palverärru teekonnas oli seal libe keel, kes pani nii keele libedaks seal ja rääkis seal, et pettis kristlase ära. Pettis kristlase täielikult ära, kristlan ütles, küll see on püha mees, vaata kuidas tal on ikka Jumala sõna suus, kuidas tema ikka seal räägib ja siis tuli üks teine mees, kuule. See mees ei ole absoluutselt püha, tal on küll piibel peas, aga tema eluviisid ja kogu tema asi ja ütles ära, et see mees on absoluutne silmakirjatseja ja rääkis ära, see ei olnud tagarääkimine, see oli tõe avaldamine ja räägiti rahulikult asja täielikult ära, et selline on see mees ja ära temaga koostööd tee, libekeelsed inimesed. Uues testamendis me peame vaatama, kellega me läbi käime, ei argatega, ei uskmatutega. See uus testament ütleb väga selgeks, ära seltsi argatega, saad ise araks ära ja mis osa on uskmatul usklikega. Sul ei ole ühist osa, sa ei saa seal ühist osa leida. See ei tähenda seda, et keegi uksest sisse tuleb, siis kohe, näed, tal ei ole piisavalt uskuelmedega läbi käia. Ta tuleb siia, tahab piima saada, annab piima, aga kui ta jääb selle piima peale juba 10 aastaks ja üldse edasi ei lähe, siis võid varsti endal lutipudel otsas käes olla. Seepärast, et see võib siin nakatada. Seepärast seal ütleb, Paulus ütleb, et te peate oma õpetajad olema, aga nüüd on vaja ikka veel teile piima veel keeta, putru. Ja kes poega või tütart armastab, ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma ristiga järgne mulle, ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle. Kes oma elu kaotab, minu pärast leiab selle. Kui sa oma elu, ma leidsin oma elu, siis sa kaotad selle. Meil on vaja leida Jumala elu. Meil on vaja elada tema elu ja mis issand meile ütleb. Me peame saama risti peal see vana loomus ära suretada ja et sealt enam alla ei tuleks. Ja eluraamatus kustutatakse need, kes patuga semmitatakse. Võib-olla mõni ütleb, et ei, eluraamatus kustutada ei saa, kustutatakse. Uues testamendis on väga kirjutatud ja vanas ka. Aga issand vastas Moosesele, kes minu vastu pattu on teinud, selle ma kustutan oma raamatust. Vot, sa oled kirjas küll natukene aega, aga kui pattu teed ja pattu tolereerid, kustutatakse sind raamatust ära.
nüüd aga mine ja juhi rahvast sinna paika, millest ma sulle rääkinud, vaata, minu ingel käib su eel. Oma karistuspäeval ma karistan neid nende patu pärast ja issand lõi rahvast sellepärast, et nad olid teinud vasika, mille Aaron valmistas. Aaroni pea oli Mooses. Jumal ütles, et Aaron, sinu pea on Mooses, mina olen Moosese pea. Ja Aaron valmistas vasika, põlates oma pead, ütlen parem niimoodi. Ei tea, mis Mooses läks üles. Patt ja kangekaelsus ei sobi Jumalaga kokku. Patt ja kangekaelsus. Issand ütles Moosesele, ütle Iisraeli lastele, te olete kangekaelne rahvas, kui ma läheksin ühe silmapilgugi koos sinuga, peaksin ma su hävitama. Isegi Jumal ütles, et üks plõkk silmapilk ka ma ei taha suga minna. See on nii kangekaelne rahvas. Aga Mooses teeb väga vajaliku palve, mida ka meie võiksime teha, sest kangekaelne rahvas sai imede nägemise, kuid Jumala sulased paluvad näita meile oma teed ja õiguse rööpaid. Nendele ei antud enam Jumala teed. Need, kes olid kangekaelsed, ise ennast täis, valetasid keelega, südamega kaugel, nendele enam ei näidatud Jumala teed. Sest Iisraeli lapsele anti nüüd näha teod. See on praegu uuesti Testamendis sama asi. Psalmide 103 ütleb, tema andis Moosesele teada oma teed. Vaata, meil on vaja ka saada Jumala teed teada. Aga Iisraeli lastele oma teod. Nemad nägid neid veresambaid, neid tulesambaid, nemad nägid neid tegusi, aga teed nad ei tundnud. Jumal on, mina olen tee, tõde ja edu. Meil on vaja teed. Nüüd uues testamendis ajal me Thessaloonika kirja ütles, et sellepärast, et nad ei taha tõde, nad tahavad imesi. Täpselt sama asi, mis on vanas testamendis. Imed, nad saavadki oma imed, aga teed ei saa. Sellepärast, et sa ei võtnud tõe armastust. Et sa ei võtnud vastu tõe armastust. Sada issand sulle. Jubeda selle, et sa hakkad uskuma valet ja saad kohtualuseks. Ja siin on väga selgelt on kirjutatud, et tema andis Moosele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod. Meie ei taha tegusi, mina tahan teed. Teod tulevad ka kaasa, ju tunnustajad järgnevad, neid, kes usuvad. Ja meil on vaja teed teada, issand, mis on õige tee. Siin on 2 teed, kirgide allee ja see Alberegost kiusatuste rada. Või kirgide allee, kuhu sa lähed. Ja issand, anna teada meile oma teed, et me käiksime sinu tee peal, sest sinu tee peal on kõik asjad olemas. Ja tema ei riidle lõppematega pea igavesti viha. See on Salm 103, 7-9. Ja kui me teda kardame issandat, siis ta ajab vaenlased meie eest ära ja usume ja vihkame kurja, sest Jumala üks nimedest on püha viha. Tal on nimi, on ka Jumala nimi üks on püha viha. See on 2. Moosese raamatust 34. Pane tähele, mida täna ma käsin sind teha. Vaata, ma ajan su eest ära eemallased, kaanlased, hetid, pärsed, hiivlased ja puursed. Hoia, et sa ei tee lepingut selle maa elanikega, kuhu sa tuled, et nad ei saaks püüde vaelaks teie keskel, vaid lammutage nende altarid, purustage sambad, raiuge maha viljakust tulbad, sest sa ei tohi kummardada teist Jumalat. Sellepärast, et issanda nimeks on püha viha. Vot. Ta on püha vihaga Jumal. On kirjutatud. Ja ta on armukade Jumal. Ta ei luba sul ebajumalat teenida. Kas või oma kõhtu teenida näiteks. Söödaga sööd ja su Jumal on su kõht, au on häbis, sööd ja inimesed on ebajumalaks võtnud. Ebajumal ei pea mingi väga suur viljakus tulp olema. Oma kõht võib väga lihtsalt ebajumalaks hakata. Ja Jumal on armukade Jumal, ta on püha vihaga Jumal. Me peame teda teenima ja kuulama ta häält.
uskmatus võrdub kurjus. Vaat, see, kes on uskmatu, see on kuri inimene. Näed, Heblaste 3 ütleb, vaadake vennad, kas ehk kellegi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast. Näed, kuri süda on uskmatusega võrdne. Pigem julgustagem üksteist iga päev nii kaua, kui öeldakse täna, et keegi paaduks patupettuse läbi. Kui me oleme ju saanud Kristuse osaliseks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis on alguseks. Näed, meil on vaja lõpuni kinni pidada. Ja kui on uskmatus, tuleb sisse, seal taga see on kurja juur. Ja kuri tuleb ja hakkavad need murudad viljad igased tulema. Nii et kui keegi kuri on, siis on juba uskmatus kuskil juba platsis. Mooses oli rahva keskel usklik, ometiga teda mõjutasid uskmatud. Vaata, Mooses ise. Ta oli pale hiilgas otsas, tuli sealt mäeotsast alla, terve pale hiilgas, ta pidi endale rätiku peale panema, kui alla tuli. Vaata, natuke aega räägid Jumalaga juttu, juba särad otsast lõpuni. Ja ka ometigi Mooses oli rahva keskel ja need uskmatud mõjutasid teda. Nad kogu aeg virisesid, see mõjutasid teda. Sõna kuulmatus sisenes ka Moosese sisse. Nii et ta kaotas tõotuse ka ära. Seda kui sõna kuulmatus tuleb sisse mingisugune virin, nurin, siis tõotatud. Jumal on tegelikult oma rahvale siiamaani ütlenud, et te lähete maad pärima. Igaüks, kes on Jeesuse oma, ta pärib maa. Kas pärib siin, pärib seal, ta saab maalapi, kuskil saab. Ja sa lähed seda pärima ja sa pärid ja ta õnnistab seda maala, tikrit, õunu, kõik mis maal on, hakkab põllu asja õnnistama. Iga Jumala inimene pärib maa. Aga asi on see, kui sa oled sõna kuulmatu, virised, nurised, siis sa ei pruugi seda maad saada. Ja näed, siis ilmutas ennast neile issand auhiilgus ja issand rääkis Moosesega öeldes, võta kepp ja kokku kogudus, sina ja su vend Aaron ja öelge nende nähes kaljule. Öelge nende nurisete, virisete, öelge, ärge lööge, vaid öelge kaljule, et see annaks vett. Sina too neile kaljust vesi välja ning jooda kogudust ja nende loomi. Siis Mooses võttis issanda käest kepi, issanda eest kepi, nagu ta teda oli käskinud ja Mooses ja Aaron kogusid koguduse ette ja ta ütles neile, kuulge nüüd vastupanijad, kas me peame tooma teile vee väljas sees samast kaljust. Siis Mooses tõstis oma käe üles ja lõi oma kepiga 2 korda kaljut. Kästi öelda kaljule, ta võttis ja hakkas kolkima. Ta Jeesust peksis. Jeesus oli see kalju. Jeesus löödi 1 korra. Ja palju vett tuli välja ning koguduses ja nende koguduse nende loomad said juua. Aga issand ütles Moosele ja Aaronile, sellepärast, et ei uskunud minusse. Nägid, uskmatus oli juba sees. Ega pidanud mind pühaks Iisraeli laste silmes. Ei saa te viia seda kogudust sellele maale, mida mina teile annan. See oli Meriba vesi, kus Iisraeli lapsed riidlesid issandaga ja tema näitas ennast neile pühana. Nägid, uskmatus oli juba sees. Juba öeldi, et tuleb öelda, kaljul kästi öelda. Mitte lüüa. Esimest korda lõi seal ka Jeesus, Mooses lõi kaljut, kes oli Kristus ristil. Jeesust löödi ristipõu peal, sest teda löödi meie üleastumise pärast ja karistus oli tema peal. Kuid teine kord kästi ütelda Kristusele, kes on kalju. Meie asi on Jeesuse käest paluda alandlikult ja öelda usus ja uskuda, et see on käes. Siis saabki meile mitte inimlikult tegutseda, moonutades Jumala öeldud sõna. Meie tegelikult praegu palume ja küsime. Meie ei löö enam. Jeesust löödi ristil juba ära. Sellel on väga sügav usuline mõte. Ja õpetus 24 ütleb näiteks, mu poeg, karda issandat ja kuningat, ära seltsi mässajatega, nendega, kes mõtlevad teisiti, sest äkitselt kerkib nende hukatus ja kes teab nende mõlema õnnetust. Needki on tarkade sõnad, erapoolikus ei ole kohtus hea, kes ütleb õelale, sa oled õige. Kui sa õelale ütled, saad õige, seda neavad inimesed, sajatavad rahva hulgad. Meil ei ole vaja öelda inimesele, kes on õel, et ta on õige.
me peame ütlema, et õel on õel, kõik. Kui sa näed, et vili on õelus, siis on see õel. Aga neil, kes noomivad, käib käsi hästi ning neile tuleb õnn ja õnnistus. Näed, need, kes noovivad inimest. See noomimine on armastusest noomid, ütled inimesele. Tead, inimene ei tea oma vigu enne, kui keegi talle seda tuletab meelde. Inimene ei ole nii tark, et ta on iseenda läbi katsu ja läheb, vaatab peeglist ja ütleb, et küll ma olen tubli. Keegi peab tulema sulle ja ütleb sulle, sa tegelikult ei ole üldse tubli. Keegi peab kuskilt ütlema ja noomima armastusega ja ütlema, et seepärast, et keegi oleks võinud Moosesele ka vaata öelda Aaronile. Kuule Aaron, mida sa praegu teed siin? Keegi tund. Kõrvrõngad siia, valame vasika. Kui oleks keegi kutsunud korrale, ei oleks Aaron sükest pattu teinud. Preestitelt nõutakse ustavus ka tänapäeval. Neil on teine kohus. Uus testament ütleb, preestitel on teistsugune kohus. Nad saavad iga asja eest, mis nad valesti teevad. Jumalat tuleb karta, kui nad eksivad. Mooses ja Aaron said oma karistuse, mõlemad said. Ka meil on kirjutatud see, et õppida tundma Jumala pühadust ja sõna kuulelikkust. Ja vaata, kuidas Aaroniga juhtus. Aaron tegi oma selle jama seal kokku on ja praegu meil on hea, et kui meil on mingisuguse jamaga kokku saab, siis me läheme alandume, meil on Jeesuse rist, me läheme Jeesuse juurde ja Jeesus annab meile andeks. Tol ajal ei olnud risti, tegid pattu, surid. Praegu on meil armu aeg, me saame paluda Jeesus alasta meie peale. Ka mina preestina või keegi, kes tuleb preestina, võib minna issanda au järgi ette, palun anna andeks. Ma olen küllalt käinud ja olen küllalt tänan Jeesuse risti eest, et ma olen saanud armu. Aaron koristatakse oma rahva juurde, sest ta ei pääse sellele maale, millal ma annan Iisraeli lastele. Sellepärast, et te Meribä vee juures olite tõrksad mu käsu vastu. Kui Jumal midagi ütleb, tead, ma olen kuulnud väga palju inimesi ütlemas, liigub igasid nõiduse vaimu. Jumal ütles mulle. Ja sa ei tee selle järgi. Albert Tšukk ütles, et see on nõiduse vaim. Sa ei tee. Ja tõrksad. Kui Jumal sulle midagi ütleb, sa pead tegema. Seepärast siin inimesed surid. Aaron, nii. Ja te olite tõrksad mu käsu vastu. Võta Aaron ja tema poeg Elesaar ja vii nad Hoorimäele. Võta Aaroni riided seljast. Näed, preestri riided seljast ära. Kõik. Enam sa preester ei ole. Tegid selle. Võta Aaroni riided seljast ja pane need selga ta pojale Eleasarile. Aaron koristatakse ära ja ta sureb seal. Võt. Riided sellest ära, preest ära ja suri maha. Ülikarm. Meile vaatasin päris karm. ja sureb seal. Ja Mooses tegi nõnda nagu issand käskis, nad läksid üle Sooreli määred terve koguduse nähes. Rahvas nägi pealt. Ja Mooses võttis Aaroni riidelt seljast ning pani need selga pojale Eleasarile ja Aaron suri seal mäeharjal. Aga Mooses ja Eleasar astusid mäelt alla ja kui terve kogudus nägi, et Aaron oli hinge heitnud, siis nad nutsid Aaroni pärast 30 päeva kogu Iisraeli sugu. Vaatame, kui püha on Jumal. Tegid selle pattu ära ja ütles, et okei, kohe ei karistuse tulnud, aga karistus tuli. Läks aega, aga karistus tuli. Et ebajumal sai tehtud. Ja niimoodi, et terve kogudus näeb, Uues testamendis on päris sama Jumal. Paletasid see oma raha pärast seal see abielupaar seal. Ja läks ühed jalad ees, natuke aja pärast läks teised. Täpselt Uue testamendi kogudus, see ei ole kuskil mingisugune enne Jeesust, see on apostlite teos ja täpselt sama püha. Et ma vaatan Jumala sõnad, ma võrdlen alati Vana testamenti, läheme Uude testamenti, ma näen seal võrdusmärke, ma näen seal Mooses on täpselt sama, mis on Jeesus. Seal Mooses oli Vana testamendi ajal oli ülem preester seal on ju. Nii,
kui tema hakkas seda, taheti kõik lapsed ära tappa, Mooses pandi vee peale. Nii, kui Jeesus tuli, samamoodi lapse tapmine hakkas pihta. Kui sa näed need võrdusmärke, siis sa näed seda Mooses versus Jeesus. Ja näed, et nad elasid täpselt samat asja ära. Uus testament ei ole mitte midagi muutunud, et patt on nagu nüüd, et silutaks ära. Ei ole. Patupalk on uues testamendis täpselt samamoodi surm. Patupalk on surm, aga Jumala arm on igavene elu. Meie asi on uues testamendis lihtsalt praegu armuaeg. Kui see ära kinni keeratakse, nagu Jumal ütleb, plõks, nüüd läheb kinni, paganate armuaeg saab täis, läheb juutidele tagasi, siis ei ole enam teistkordset risti. Seal on ka see hoiatus, et kui pattudega praegu edasi semmitakse, siin tuleb tõesti vaimude eristus ainult peab päitse põhjas paluma Jumala eest, et ta saaks põhja. Ja Mooses sai ka oma vitsa sõnakuulmatuse eest. Ja ma anusin tol korral issand öelda, issand Jumal, sina oled oma sulasele hakanud näitama oma suurust, oma vägevat kätt, kas on Jumalad taevas või maa peal, kes suudaks teha sinu tegusid ja vägitöid. Lase mind ometi minna ja näha seda head maad, Mooses kaupleb seal, mida on teisel pool Jordanit, teisel pool seda ilusat mäestikku ja Liibanoni. Aga issand vihastus mu peale, teie pärast aga kuulunud mind. Ja issand ütles mulle, küllalt sulle, ära enam räägi mulle sellest asjast. Mine üles Piisa tippu ja tõsta oma silmad lääne ja põhja ja lõuna ida poole ja vaata silmaga, sest üle selle Jordani sina ei lähe. Sa mässad nende 40 aastat selle rahvaga ja et viia üle ja sulle öeldes sa ei lähe sinna. Lõi kaljut. Üks ainus viga maksis seda, et sa ei saa minna pärima. Uskmatus. Selle asja nimi oli uskmatus. Seal on Kaalep ja need oli ainult usumehed. Sealt tuli pärast välja, et nemad uskusid tõotustesse. Ma mäletan, et Kaalep isegi siis, kui tuletas Jumalale meelde, et issand, ma ei ole veel unustanud, et ma pean maa saama. Ta teadis väga hästi, et uskus lõpuni välja ja ta saigi selle. Me peame lõpuni välja uskuma. Kui keegi sealt samast sellest Wilkersoni raamatust vaatasime ka, kes lõpuni välja ei usu, see ei saa. Meil on erinevad tõotused inimestele, on Jumala andnud, püha vaim on kõnetanud, on sul mingi tohutu üleloomuliku asja, mille pärast peab kukad kratsima, kuidas see võimalik on. Aga on võimalik, issandale on kõik võimalik. Ja kui sa ei ole lõpuni väljas oma sellele ala peale, et see kätte saada, siis Wilkersonil oli niisugune asi, et ta oli omadega raha oli nii, ta oli täis pankrotis ja ütles, issand, mul on vaja, palun alasta ja väga suurt summat oli vaja raha ja ta nägi, et ei tule ja ütles, et kukkus uskmatusse. Et ju siis ei tulegi. Ja ütles, et ja just ta oleks pidanud veel ootama üks ainukene päev. Raha oli juba, palve oli juba kuuldud, raha oli juba postis, järgmine päev ilmus raha, see finants temale õue peal, aga tema hakkas ise juba tegutsema. Ja ta kukkus sellesse isetegevuspattu, sest ta hakkas tegutsema ja ta raamatus kirjutab, milline häbi tal oli Jumala ees, et ta ei usaldanud ega uskunud oma Jumalat, kes on varustaja. Ta räägib seal raamatus igasuguse muretsemise patust. Mure on selline patt, et paganad muretsevad, meie ei pea muretsema. Ja kui saadad taeva lindu, ei muretse nemad ja meie oleme enam väärt, ütleb Piibel. Meie ei pea siin muretsema. Meile Jeesus näitas, et ta võib toita 5000 inimest 2 kalaga ja 3 leivaga. Teeb ja veel suuremaid imetegusi teeb. Ja meie ootame tõotused ja palvevastuseid, kuid selleks peab olema meie poolt täidetud tingimused. Esimene vare arusaam, mis kristlastel on endale kõrvakõdiks omaks võtnud, on tingimusteta armastus.
See oli täis reema, mida me sealt saime. Me lugesime Anna Raudne raamatut, kellele ütles Jeesus, ta läks üles taevasse, Anna Raudne, kes on lugenud. Jumal nõuab tingimusteta alistumist. Hoopis teine sõna. Sa vaata, kus on petetud rahvas. Jumal armastab sind tingimusteta ja tingimusteta ja tingimusteta. Ei mingi tingimusteta tuleb, ei ole, ta armastab sind tingimusteta, võtab see vastu tingimusteta. Aga ta ei jäta sind selliseks, sa ei saa selliseks jääda. Seal ütles hoopis, et ma nõuan tingimusteta alistumist. Ja siis, siis hakkab piibel hoopis teistmoodi lahti minema. Tingimusteta alistumine, isegi saatanale ei saa ennem vastu panna esmalt, kui sa ei alistu Jumalale. On kirjutatud. Alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile. Sa ei saa seista kuradile vastu, kui sa esmalt ei alistu Jumalale. Sa ei lähe nii, et ma lähen jooksen tormi jooksu saatanale peale. Sa pead ütlema, Jeesus, sina oled vägev, sina oled kõrge. Sealt võtad selle väe ja siis sul tuleb rahu, siis seisad talle vastu. Seal kestakse seista, mitte joosta vastu. Seista vastu. Ja alistuda Jumalale, kiites ja ülistades seda. Ja 5. Moosese raamatus on kirjutatud, mis on paganatel osaks saanud. Õnnistus või needus. Õnnistus osa on lühikene, aga väga konkreetne. Õnnistus on maa-alad ja kõik saak. Aga sõna kuulmatus, mis tõi kaasa Moosese surma, Haaroni surma, seal inimese surma, tohutu metsik surm. Ilmutusraamat on täis, et päris karmilt kolmandik maakerast lüüakse maha. Kolmandik, see on metsik vere valamine lausa Armagedoonis hobuse valjastes saati. Nii et ühesõnaga, patune saab väga hullu kasitsuse. Sõna kuulmatuse needus on seal kirjas ja see kehtib tänapäeval sama palju. Kas pattu teed, oled sa haige, seepärast, et Jakob ütleb, kui te olete pattu teinud, palu tunnistage üksteisele, mitte iseendale, vaid üksteisele patud üles ja saaksid terveks. Ja õige inimese mõjuvõlas palvu saadab palju korda. Ja näe, südankuulmuse needus on täis haigusi ja surma. Aga sõnakuuleliku õnnistus on täis kordaminekuid ja elu. Ja vaata, üks väike lõik, väga karm lõik, tervet võib minna lugema 5. Mooses 28. Issand lööb sind, see on siis, kui oled nagu sõnakuulmatuvad. Issand lööb sind kõhetustõvega, palavikuga, põletikuga, kuumtõvega. Tead, kui palavik meil on, siis on ka juba meil midagi jama. Siis tuleb kähku andeks paluda, et palavikku enam ei ole. Palavikuga, põletikuga, kuumtõvega, põuaga, põud, vaata. Viljakõrvetusega, roostega. Autod roostavad seal. Ja need jällitavad sind, kuni sa hukud. Päris karmid lood, on ju. Siis su pea kohal on taevas nagu vask. See tähendab seda, et ühtegi palvet ei kuulda. Kui sul on pea kohal nagu vask taevas, siis sa võid seal vastu panni niimoodi taguda vastu panni. Ükstegi palvet sul läbi ei lähe. See läbimurret ei ole, kuna sa oled olnud sõna kuulmatu. Järjekordselt on vaja andeks paluda, et taevast lahti läheks. Taevast läheb lahti salm 100-ga. Tuleme uue kiitusega, tänaga Jumalat, kuri süda minema ja hea südame. Kuri süda ehk uskmatu süda minema. Siis su peal kohal on taevas nagu vask ja su all olev maa nagu raud. Issand muudab su maa vihma tolmuks, põrmuks ja sajab taevas su peale, kuni issand paneb siin su vaenlaste kätte kaotust kandma. Ühte teed sa lähed enda vastu, 7 teed sa ise põgened eest ja sa oled hirmutiseks kõigile kuningriikide maa peal. Vaata, kui ränk on sõna kuulmatuse laste saatus. See saatus on, sa jooksed kogu aeg vaenlase eest minema. Ja ilma usuta ei koge palve vastused ega mingit tervenemisi ka. Aga Eenok näiteks, usus võeti Eenok ära, et ta ei näeks surma. Kui sa oled usus, sa surma ei näe. Ja teda ei leitud tema, sest ta oli, Jumal oli ta ära võetud. Aga juba enne, kui ta oli ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Me saame enne, kui me siit lahkume, peame saama tunnistuse, et Jumalal ole meelepärased.
see tunne on rahu Jumalaga. Kui sind on usuks õigeks mõistetud, ütleb Piibel, siis on sul rahu Jumalaga. See on üleloomulik rahu ja siis sa tead, et sa oled usklik. Rahutus tuleb sisse, siis on juba usuga juba kitsas käes. Ka seal on ka olemas võimalus paluda Jumalat, issand, aita mu uskmatust. On ju? Vahepeal võid väga kitsasse kohta minna, siis issand, alasta, aita mu uskmatust. Oled aus, et usku on juurde vaja. Sest Peetrusel oli ka usupuudus käes. Kui asi läheb väga jamaks, palud usku juurde. Ja ka ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane. Näe, sa ei saa mitte, kui sul usku ei ole, siis sa ei saa olla Jumalale meelepärane. Sa pead uskuma, et tema on olemas ja tema annab palga neile, kes teda otsivad. Kui sa otsid, siis sa saad palka. Kui ei otsi, palka ei saa. Kes otsib paastuga, kes otsib öösel, kes otsib päeval, kes põlvedel. Iga üks otsib, aga peab otsima, sest ta annab palga neile, kes otsivad. Ei ole nii, et ma lihtsalt ootan, siin on kirjutatud otsima peab. Ka inglise keeles tõlkimine on seeking, ka palveränduris on see, et otsime. Ja kuri süda on uskmatu süda. Oleme ajajärgus, kus kõrva kõdi vohab ja inimesed kuulevad meelsamini valet ja seda neile ka siis antakse. Ja vaata, Jeremia ütleb 7, ütleb, kuulake mu häält, siis ma olen teie Jumal ja teie olete minu rahvas. Käige kõigiti seda teed, mida ma teid käsin, et teil oleks hea põli. Aga nemad ei kuulanud ega pööranud kõrva, vaid käisid oma nõu järgi. See oma nõu järgi, oma kurja südame paadumuses ja nad läksid tagasi, aga mitte edasi. Näe, siis hakkad sa tagasi, sul hakkab areng, mitte sa ei arene, vaid taand arened. Alates sellest päevast, kui teie vanemad lahkusid Egiptuse maalt, kuni täna päevani olen ma läkitanud teie juurde kõik oma sulased prohvetid, läkitanud päevast päeva, aga teie ei kuulanud mind ega pööranud kõrva, vaid jäite kange kaelseks. Te tegite rohkem paha kui teie vanemad ja kui sa neile kõike seda räägid, siis nad ei kuula sind. Jumal ütleb, nad ikka ei kuula. Ja kui sa neid hüüad, nad ei vasta ka sulle. Sellepärast ütle neile, see rahvas, kes ei kuula issanda oma Jumala häält ega võtta vastu hoiatust, tõde on kadunud ja häbinud nende suust. Ja siis tulevadki need, kui kristlased hakkavad tegema kompromisse erinevaid maailmaga, oma nõu järgi elama, siis Jumal võtab tõe suust ära. Enam preestid ja siis ongi preestid kuulutavad valet ja rahvas seda sallib, et meil on vaja Jumala hääl kuulata ja armastuses edasi käia. Igal juhul palve vastused, igal juhul mis me saame ja kui on natukene aega, et ei tule ja siis ei tohi laskuda uskmatusse, et ei tule. Tuleb küll, tuleb. Ja kindlasti tuleb ka keegi inimene nagu seal Itaalias. Tuleb kiusaja. Ei, sa ei saagi. Ja sa ei saagi, ja võt siis saan küll, ütled vastu saan, sest mu issand elab, tema mulle ütlen ja saab, ütled vastu ja ei lange lihtsalt sellesse kohta ja ei tohi siis seltsida nendele argadega ja need, kes tõmbavad sind maha. Me nägime praegu sellest sõnast, isegi Aaron, isegi Mooses, kes oli Jumalaga mäe peal, rääkis otse Jumalaga juttu, langes ära uskmatusse, Aaron langes uskmatusse, me iga üks võime langeta uskmatusse. Peetrus langes uskmatusse. Me peame seda hoidma, seda usu antud ühtsust. Me peame hoidma seda ja õhutama teist uskuma ülesse. Õhutame ülesse usku, et issand, kui keegi hakkab uskmatus ära languma, siis mine appi ja tõsta usk taevasse tagasi. Et seepärast, et uskmatu ja arba, ta on põrgu ääre peal juba, kui inimene on hakanud, ei teagi ja siis varsti on, Jumalat ei olegi. Inimesed lähevad ja ei tea, kus puda ja ei tea, kuhu juurde. Lendavad ju teise ebajumalate juurde. Seepärast, et kergelt tuleb mingisugune uskmatus sisse, siis tuleb kuri süda ja siis minnakse teist Jumalat teenima. Aga meil ei tohi niimoodi olla. Meil on väga palju
Vanast testamendist näiteid näha, et kui jõuta ära oodata. On Sauli lood, on igased erinevad lood, millest tuleb üldse eraldi jutt teha, kuidas lihtsalt ei kannatata ära oodata. Palveränduri teekonnad ikka väga meeldib, on ju. Sealt mul tuli meelde üks kus kohas vaata see Supervisor 6 vaata ja number 6 vaata läks seal saatani juurde sinna raporteerima. Ja mida ta seal ütles? Ai. Mina. Ja see on inglise keeles ta seal ütleb, aga ta ütleb, et mina. Kui see mina on ära surnud, siis elab tema. Siis on usk parem. Ja olgu see mina siis seal surnud ja meie ei raporteeri siin kuradile, vaid meie vajame kõrvad lahti ja kuulata issanda häält. Ja oleme üksmeelsed ja õhutame üksteisi ja ülesse uskuma ja mitte usku kaotama, seepärast, et kirjutatud on, kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Me peame lõpuni vastu pidada. Võib-olla mõni jookseb teise inimese jooksu. Ma olen selles ka näinud, et sa mõne inimesega tahad kuidagi teda üles sutsitada, aga see ei ole üldse sinu asi ja lõpuks sa oled ise keelkuiv ja sa oled ise juba rajalt maas. Et meil on tegelikult vaja kuulutada evangeeliumi, päästet ja siis tegeleda, et jookski nii, et teie pääsed, et mina pääseks, et sina pääseks, ise endaga tegeleda. Ja sellega saab tegeleda, otsida Jumala sõna ja lugeda Jumala sõna ja paluda issand kasvatama usku ja hoia arad inimesed minust eemale, et mind maha ei tõmmataks ja klammerdume Jeesuse külge, vaat see ongi. Klammerdume Jeesuse külge, ma ei lase sust lahti ja nii nagu see Jakobki ütles, et ma ei lase sust ennem lahti, enne kui sa mind ei õnnista. Võt, hoiad seal kinni. Ta tahtis õnnistust saada, aga tegelikult oli vaja talle hoopis uut sündi saada. Pärast enam seda juttu ei rääkinud, siis kui oli puusa liigese ära löödud, siis rääkis juba teist juttu. Siis ta enam ei toetunud oma mina peale, vaid meelevalla peale, tal oli kepp käes. Et alguses aetakse taga õnnistusi, aga siis kui oled uuesti sündinud, siis hakkad taga ajama mitte õnnistusi, vaid issandat ennast. Nii et me peame Jeesust ise taga ajama, püha vaibu taga ajama, vaat seda peame taga ajama. Ja ülejäänud asjad tulevad kõik peale, kauba veel peale. Nagu on kirjutatud, et otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, mitte oma õigust, vaid tema õigust ja kõike siis, mis vajalik antakse teile peale kauba. Aamen.